Omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve on koduomaniku soovide esindaja ehitusplatsil ning aitab kommunikeerida koduomaniku tekkinud küsimusi, soove ning vajadusi. Käesolevas videos küsime nõu valdkonna eksperdilt ning oma kogemusest omanikujärelevalvega jagab 2020. aastal rekonstrueeritud eramuuomanik. Kas omanikujärelevalve on ehituse ajal vajalik? Kui on lihtsamad ehitused, siis tõenäoliselt on omanikud, kes on varem ehitusega kokku puutunud ja kellel on head ehitajad, usaldusväärsed, siis võib see tellimuse otseselt kohustuslik olema ei peaks. Kui on keerukamad ja suuremad objektid või kas või ajaloolised objektid, siis võiks see tõsiselt kaalutud olla ja võib-olla isegi nõuetes olla, kui on tõesti ajaloolised miljööpiirkonnad ja nagu ka muinsuskaitsel on, et see omanikujärelevalve kindlasti oleks seal kvaliteetselt tehtud ja olemas. Kuidas omanikujärelevalve leidsite ning milline oli teie kogemus? Mul endal oli selline lugu, et ma proovisin omanikujärelevalvet leida kohapealseks asemikuks, kui ennast kohal ei ole. Ja planeerid, kuidas sa planeerid, ikka need ajad lähevad kõige ebamugavasse aega ja siis lõpuks mingi ehitusetapp jõuab kohale siis, kui ennast parasjagu kohal ei ole. Ma ka täpselt ei teadnud, mida see kujutab endast, et kas see on ainult selline juriidiline vaatlus või see on sisuline vaatlus või mida nad täpselt peaksid tegema ja mõtlesin, et ma proovin seda, et kui kallis see ikkagi saab olla, et mis nad halba saavad teha ja kirjutasin 4-5 firmasse ja üks neist siis ka vastas, et neil oli keegi olemas seal. Rääkisin telefoni teel paar korda, et mis on üldiselt vaja seal, aga ma silmast silma temaga kokku ei saanudki, sest ma ise olin juba Eestist ära. Ja siis proovisin telefoni teel siis juhendada ühelt poolt ehitajat, et sinna keegi tuleb ehitusjärelevalvet tegema ja teiselt poolt siis seda ehitusjärelevalve, et mida ta seal peaks vaatama. Aga see kommunikatsiooni häguseks ilmselt jah, projektid olid ees seal, aga projekt on suur ja keerukas, et mida seal täpselt vaadata. Tulemuseks oli see, et ehitaja helistas päev hiljem, et mis mehe sa mulle siia saatsid, kes midagi asjast ei tea, meil on valesti midagi justkui tehtud, et see tundus, et nendel omavahelist sellist klappi ei tekkinud. Samas objekt oli nende jaoks natukene keerukam, et kõik need renoveerimisprojektid on ikkagi loomingulised, et projekti saad lähtuda, aga alati tuleb lahendada igasuguseid probleeme, mis ette tulevad ja siis on see vaidluse küsimus omaniku vahel, järelevalve vahel, ehitaja vahel, et kas see on nüüd mõistlik ja lubatud muudatus, mis on tehtud. Ja. Mida soovitaksite teistele koduomanikele? Nendel koduomanikel, kes veel alguses mõtlevad, kas milliseid spetsialiste kaasata omanikujärelevalvet või projekteerijaid või muid, siis ma soovitaks üsna laialt seda vaadata. Kui on spetsialiste kusagilt võtta, siis neid kasutada ja kaasa arvatud ka seda järelevalvet. Ehitaja teab ka, kuidas projekti lugeda ja kuidas mingeid asju ehitada reaalselt ja sama järelevalvaja teab võib-olla mingeid muid projekteerimisaspekte ka. Nad on hea koolitusega ja nad saavad katta suhteliselt suure ala, et kui 3 spetsialisti ei leia seal või 4, arhitekt ka näiteks on kaasatud, siis saab 3 päris hästi hakkama ja pluss veel ise peab ka õppima ja aru saama, et mida sa tahad saada ja mida nüüd see võimalik teha, et selle peale on ka ma ise loendamatu hulga töötunde kulutanud. Mis roll on omanikujärelevalvel? Omanikujärelevalvel on tegelikult väga suur roll ja võib-olla praktikas on isegi kujunenud suuremaks, kui see seadusandlusest tuleneb. Et omanikujärelevalve on ikkagi kõige paremas mõttes selle omaniku abimees, parem käsi, nõuandja ja esindab tema huve siis selles keerulises protsessis. Kuigi ehitusseadustiku kohaselt võib tõlgendada teatud juhtudel, et omanikujärelevalve ei ole kohustuslik ja seda võib teostada omanik ka ise, siis ka sellistel puhkudel, kus meil on üksikelamu rekonstrueerimine, ma siiski selgelt ja soojalt soovitan vastava kvalifikatsiooniga pädev omanikujärelevalve palgata. Kuidas valida omanikujärelevalve teostajat? Omanikujärelevalve leidmiseks on väga erinevaid viise. Võib nii-öelda lihtsalt guugeldada, otsida sotsiaalmeediagruppidest, küsida teiste inimeste käest, aga üheks võimaluseks on siis isikupõhiselt otsida seda meie kutseregistrist, kus kõikide inimeste kohta siis ees- ja perenime abil saab kontrollida tema kutsepädevust. Samuti on siis meil selline leht nagu majandustegevusregister mtr.ttja.ee,
kus on võimalik siis ka omaniku järelevalve tegevusala järgi vastava registreeringuga ettevõtteid Eestis leida. Miks on omaniku järelevalvet vaja? No omaniku järelevalve puudumisel omanik võtab selle riski, et lõpptulemus ei pruugi tema soovidele vastata. Kokkuvõttes on ju siis hädas hiljem see omanik ise. Nii et ta teeb sellega justkui karuteene, arvates, et ta natuke säästab ja et kui on pädev projekteerija ja ehitaja, et ehk siis ei olegi täiendavat silmapaari sinna juurde vaja. Praktikas kindlasti see omaniku järelevalve aitab tagada seda, et see protsess tervikuna annaks soovitud lõpptulemuse ja et ei tekiks hilisemaid siis ootamatusi ja probleeme. Jah, omaniku järelevalve palkamine seda tuleks käsitleda pigem investeeringu kui kulutusena. Vaata lisa eis.ee